ajakirju, ajalehti, raamatuid ja siis vaatan, et ahaa, et see fakt, et sellest võiks teha küsimuse. Ja siis ma olen jah, nüüd Nemo turniirile olen ikka neid saatnud pea vist 60 hakkab täis saama. Ja sealt on kuskil 6 tükki on siis paremaks tunnistatud, kus ma olen saanud siis auhinna raamatu. Aga ma teen kõik juba, vist on siis 17. hooaeg, teen see koolinoorte spordi mälumängu, selline üle vabariigiline mälumäng nagu Bumerang, selline asi, ma ei tea, kas oled kuulnud. See vist on Tiit Lääne algatatud, kui tema oli spordilehe peatoimetaja, siis tema selle algatas ja pani sellele sarjale nime. Ja see käib selle siiamaani, vist nüüd tuleb juba 17. hooaeg ja ma vaatan sinna küsimusi ja need sporditeemalisi küsimusi, mis tuleb ilmselt, neid on tehtud selle aja jooksul, pakun välja kuskil 7000 küsimust. On kokku tehtud selle aja jooksul spordi küsimusi. Teid tuleb iga loo ajal teha kuskil 300-400 niimoodi, üle vabariigi kõikidele maakondadele tulevad siis erinevad küsimused. Sellepärast, et need toimuvad nagu erinevatel aegadel need mängud, et kui nad toimuksid ühel ajal, siis oleks, saad ju lihtsamalt ühed samad küsimused esitada. Ja see on nagu selline jälle huvitav ja iga-aastane töö mul. See tähendab seda, et ma pean siis pidevalt neid küsimusi koostama, sest ei ole võimalik, et kui see koolispordiliit ütleb, et selleks ajaks on need küsimused valmis, peavad olema, et siis hakkad kohe tegema selle nädalaga, sa ei jõua mitte midagi tehtud, et see on nagu tähendab iga nädal pead üle vaatama need küsimused, mis uued faktid, mis tulevad siin, palju lugemist ja sellist, ütleme, aktuaalsete küsimustega tegelemist, et sa oleksid kursis nende igapäevaste spordisündmustega ja sellega ma tegelen ka veel lisaks, et panen need kirja ja koostan neid küsimusi, mis on jälle väga huvitav. Et see on ka siis nagu minu teha olnud. Ja pluss veel teeme nüüd siin Timo Tarve, võib-olla tead siukest meest, et on spordiajakirjanik. Temaga ja Urmas Oljum kolmekesti teeme veel ühte Eesti meistrivõistlust. Spordimälumängu meistrivõistlus on sellised mitmeetapilised, mis me viime läbi ühte etappi ja sealt paneme oma küsimused sinna spordimälumängu Eesti meistrivõistluste ühe etapi korraldada oleme ja viime läbi. Et see on nagu ikkagi kas nüüd iga päev, aga nädalas korra või paar pead seda vaatama üle need uued aktuaalsed spordisündmused, mis on olnud ja sealt siis välja võtma, et mõni huvitava küsimuse, kas keegi on mingi rekordi püstitanud või midagi veel huvitavat. Ja siis jääb endale kõik ikka midagi meelde, kui sa juba selle küsimuse koostad, et siis kui vahest siin käime mängimas, nüüd on kõik Põltsamaa võistkonnaga mängimas seda maakilb on siuke asi. Et seal meil on päris hästi läinud, eelmine aasta tulime 3. kohal isegi, nii et on päris hästi läinud. Ja siin Jõgeva valla võistkonna, kas ma kuulan sellesse, oli vist Lääne-Tiidu see klubi, mis ta on Vaimastel äkki. Selle klubi liige olen siis saan ka Jõgeva valda esindada ja Jõgeva valla võistkonnaga oleme ju võitnud ära Eestimaa suvemängude mälumängu võistluse siin. See oli Tartus see aasta vist, jah? Ja tänavu aasta ja
Talimängudel võitsime ära siin, oli 2 aastat tagasi ja siis eelmistel suvel, iga 4 aasta tagant, nii nagu olümpiamängud on need suvemängud, et me ka 2 korda oleme suvemängud võitnud ja 1 korra oleme siis talimängud võitnud seal. Jah, seal Jõgeva vallavõistkonnas on mina siis olnud. Kuna see on selle klubi liige, siis võib see esindada Jõgeva valda ka. Milline oli viimane küsimus, mille eest saite preemia nema turniirid? Mis see viimane küsimus oli? Vaata, ma pean mõtlema kohe. Üks hetk. Mõtleta viimane. Ohohoo. Ega kui, Okei, vaid eks neid on nüüd olnud, aga ma... Okei, ma ütlen mingi teise äkki ei olnud see viimane. Jaa, mis kõik huvitavam küsimus või parem pidi endale. Vaata, see oli päris huvitav küsimus. See vist oli eelviimane küll, aga noh, et jaapanlased ostsid Nõukogude Liidult 70. aastatel hästi palju klaasi,